Toasoojaga on nii, et gaasi Eestis ei ole, naftat ei ole, ainuke, mida kindlalt meil on, see on puumaterjal ja seepärast minu meelest vähemalt on kõige kindlam toasooja see, mis puudest ikka tuleb. Aga kui mugav võib üks puukatel olla? No puukatel nii mugav kindlasti ei ole, kui on gaasi või siis diisli või siis elektriküte, sest et puud tuleb ikkagi tõsta. Nüüd meie katel siin on võrdlemisi mugavam kui teised, sellepärast et tal on kuskil 3-4 korda suurem küttemahuti ja ta küttetsükkel on viidud väga pikaks sükse efektiivse süsteemiga. Aga täpsemalt nüüd, kuidas see katel toimib? Ma saan aru, siia sisse pannakse puud. Jah, et see on niimoodi, kui visuaalselt vaadata ka, üks suur silinder või tünn ja sellesse konkreetsesse katlasse on siis, tal on 500 liitrine küttemahuti. Siia küll puid 500 liitrit ei lähe, kuna ta on ümmargune ja õhku jääb vahele. Et see pannakse siis siia täis, kui ma nüüd teen siin lahti ka, et siin on näha, et siin väike põlemine toimub. Et ta pannakse 7 siia kurguni täis ja pannakse ülevalt põlema. Ja siis ta vaikselt nagu küünlatüüpi põlemine, et ta põleb ülevalt poolt allapoole. Ja selle tõttu on see põlemine hästi kontrolli all ja suudetakse seda siis nii vaikseks seda põlemist viia, et ta põleb isegi siis 9 päeva näiteks puuga järjest. Mis selle ahju siis efektiivseks teeb? No põhiline, mis ta efektiivseks teeb, on see, et ta põleb väga-väga madala intensiivsusega. Ehk siis, kui siin vaadata, ega ta seda ei saa alati põlemiseks nimetada, praegu isegi nüüd teie plugi lahti saab ta lisaõhku, tulevad sellised tulekeeled, aga muidu ta tegelikult hõõgub vaikselt. Ja nagu teada on, siis puul on tuleleegil on kuskil 600 kraadi ja hõõgumine on 880 kraadi ja siis ta jõuab anda selle energia ära veesärgile. Muidu on, kui terve küttekolle läheks põlema, siin põleb ainult see ülemine osa, kui küttekolle läheb kõik põlema, siis see õhu liikumisintensiivsus korstnasse on väga suur. See tähendab seda, et ta tegelikult ei jõua seda sooja ära anda veesärgile ja selles katlas siis on ta viidud nii-öelda maksimumini, et vastavalt sellele, kui palju maja tarbib, nii palju ka siis see põlemine toimub, ehk siis tal on maksimaalne see soojavahetus tagatud. Ja sooja ta annab siis edasi millisele soojakandjale? Vedelikule põhimõtteliselt, siin ümberringi on veesärk, võib ka panna antifriisi sisse, kui näiteks mingi suvila on, kus ei taha, et ära külmuks, aga tavaliselt on vesi siis sees ja vesi läheb siis süsteemi edasi, kas siis põrandaküttesse, radiaatoritesse, kaloriiferisse või mis iganes siis veega soojakandjasse. Pumbade vahel? Tavaliselt on jah pumbad vahel, sellepärast et tehase garantii, mis on 15 aastat kehtib, kui on neliksegisti. Ja neliksegisti siis tagab selle, et katla üleskütmisel ei tekiks happelist keskkonda katla sisse. Kui palju nüüd sellega on võimalik võrreldes mõne teise kütteliigiga kokku hoida? No täna siin tegin sükse hästi lihtsa arvutuse, ostsime siin puubriketti ja selle hind oli 2240 krooni tonn ja kütteväärtus oli siin 4,8 kilovatti 1 kilogrammi kohta, nii et ta tuli siin alla 50 sendi tuli, kui on puubrikett. Nii et üle poole kokkuhoid on siis näiteks elektriga. Kus kohast osta saab neid? Neid katleid saab meie käest osta, et meil on kodulehekülg on Teho Heating ja firma on osaühing Victoria Market.